Oleme kogunenud siia Nõmme rahukirikusse Aare ja Ville laulatusele, paluma neile Jumala õnnistust ja armastust, mis jääb. Me võime võtta istet ja laulame esimese laulu Sinu õnnistus ja suur. Jumal on ühte pannud, seda inimene ärgu lahutagu. Ja me võtame südamesse, mida kirjutab püha apostel armastusest. Armastus on pika meelega, armastus hellitab, ta ei ole kiivas, armastus ei kelgi ega hoople, ta ei käitu näotult, ta ei otsi oma kasu, ta ei ärritu, ta ei jäta meelde paha, tal ei ole rõõmu ülekohtust, aga tõega ta rõõmustab kaasa, ta lepib kõigega, ta usub kõike, ta loodab kõike, ta talub kõike, armastus ei hääbu. Aamen. Kodus head ja palun. Pered, sugulased ja sõbrad. Eks ole nõnda, nagu tänagi sellel päeval siin kirikus on mitmeid paare juba teele läinud. Ja peab ütlema, et võib-olla neid inimesi, keda rohkem tunned, nagu mina võin teid rohkem tunda, olete te ju ka siin kirikus kui omad inimesed ja igapühapäevased kirikulised, et neid on kuidagi natukene kergem laulatada, aga teistpidi ka raskem mõelda sellele, mida tahaks teile kaasa anda teie kristliku ühise tee alguses. Eks sõna, mis mind on teile mõeldes saatnud, on püha apostli sõna, kui ta ütleb, ent nüüd jäävad usk, lootus ja armastus, need kolm, aga suurim neist on armastus. Armsad sõbrad, küllap see sõna paljudele meist on vähemalt kuuldud, tuntud armastuse ülemlaulus, ja mitmed väga olulised mõtted, mis puudutavad ka kahe inimese ühist tee käimist, elu jagamist, on siin esile toodud. Siin on kõigepealt kõnet usust. Me kindlasti vajame usku, me vajame kõigepealt usku iseendasse, endatud pühas abielu sidemes, me kindlasti vajame usku teineteisesse, usaldust. Tõesti, ilma usalduseta ja lahus sellest ei saa midagi, aga kus on usaldus, see on tõesti üks hea ja ühine alus. Aga eelkõige me vajame usku Jumalasse, seda sidet, mis meil taevase isaga on ja mis ei ole ainult sõnad ja teooria, vaid mis on elu ja tegelikkus, mis on teiste armastuse ja väe ja kõige lootusallikas. Ja ma usun, et teie armsad Ville ja Aare olete seda tundnud, mida elav usk tähendab, kuidas see meid muudab, kuidas see meid uuendab, kuidas see meid üksteise lähedale viib. Aga apostel kirjutab ka lootusest. Tõesti, lootust on vaja. Lootus on see, mis jääb viimasena püsima. Öeldakse küll, et lootus surevad viimasena. Võib-olla inimlik küll, aga kristlik lootus ei sure mitte ealeski. Ja lootus näeb omamoodi eeldab või ta saab mõttekaks seal, kus on elus ka risti kandmist ja kus on raskemat aega. Me loomulikult palume Jumalat, et meie elu võiks olla päikseline ja rõõmus, aga me teame, et me alati ei ole hoitud ka raskuste eest. Aga küll me oleme hoitud meeleheite ja masenduse eest, sest
sest me oleme hoitud oma Isa ja Kristuse kätes. Ja sellepärast tahame teile täna ühiselt ka palju lootust soovida teie ühisele teele, et kui on just võib-olla elus raskemaid hetki, et siis see lootus, et homne ja ülehomne päev on parem, see lootus, et Jumal ei jäta teid iialgi maha, see lootus, et Jumal mitte ainult ei kanna või ei saada teid käe kõrval, vaid lausa kannab teid süles, et see jääks teid saatma. Ent nii tähtsad, armsad, kui ka usk ja lootus ei oleks, kõige tähtsam siiski on armastus. Jumal on armastus, ka see on armastus, mis on inimeste vahel, see on armastus, mis teie südamed on sidunud, käed ühendanud ja eluteed kokku viinud. Ja õieti tänase päeva keskmes ongi ju armastus. Ja seda armastus on väga palju ka inimsüdames, me teame, et kõik hea and tuleb Jumalalt ja valguse Isalt. Tema on seda teile palju kinkinud. Ta on kinkinud seda teile nõnda, et te võite tunda armastuse ja sooja tundeid üksteise suhtes, et te võite üksteisele häid ja toetavaid sõnu lausuda, et teie mõttemaailmad võivad teineteisest olla täidetud, aga et see armastus ka väljendub elus ja aitamises ja toetamises, mida me tõesti vajame ka nooremate inimestena, mitte võib-olla alati füüsiliselt, aga hingeliselt ja vaimselt, et me võiksime olla rõõmsad ja õnnistatud elu elada. Ja see on see armastus, mida Jumal saab anda. Issand Kristus ütleb, kes minu juurde tuleb, selle juurde tulen mina. Te olete tulnud Jumala ette, te olete tihti tema püha palge ees, ta on selle kinkinud armastus ja tõesti ka selle kogu see vaimulikuna on mul suur rõõm, et see armastus on ka nii kaugele jõudnud, et te olete siia ühise abielu altari ette täna jõudnud. Ja ma usun ka armas kogudus, hoidame ennast Kristuses, see on meie täna ühine soov ja palve teile, Ville ja Aare, et teil oleks neid kolme usku, lootust, armastust, aga eelkõige seda kõige peamisemat ja tähtsamat armastust, mis jääb teid alati saata. See oleks aidaku õnnistakodu teid kõige väärilisemgi armastust. Ville, võtame Jumala ees ning nende tunnistajate kuuldes. Kas sina tahad võtta Aare oma kristlikuks abikaasaks? Tõotad teda muutumatu ja murdumatu truudusega armastada ja austada, ühes temaga vastu võtta õnne ja õnnetust, rõõmu ja risti, ega taha teda maha jätta või ennast temast lahutada. Olgu siis, et Jumal teid ükskord lahutab ajaliku surma läbi, kui see on ka sinu kindel tahe ja otsus, siis kinnita seda öeldes ja. Nüüd ma paluksin teie laulatuskel ja tuletab Jumala eest meelde, et te nüüdsest olete ka teineteisega kristlikuks abielus. Selete annad üksteisele südame, käe laulatussõrmusse. Siin Jumala koguduse ees kinnitanud soovi astuda pühasse abielu seisusse, siis laulatan mina nüüd teid kokku kristlikuks abielurahvaks Jumala Isa, Poja ja Pühavaimu nimel. Mis nüüd Jumal on ühte pannud, seda inimene ärgu lahutagu. Issand andku teile rohkesti armastust, rahu ja rõõmu. Aamen. Ja me jääme vasse abielu paari eest palvesse. Ma pale teie üle ja andku teile rahu. Isa ja Poja ja Pühavaimu nimel. Ja võtame veel laululehe ja laulame lõpetades 3. laulu Taevane Isa, sa keskisid ühteni.